Nüüd suundume kõige magusama raporti juurde, milleks on siis ettevõtte kohustuste raport. Et see on üks kõige põhjalikumaid raporteid üldse Eestis, kus te saate siis ettevõtte võlgnevuste kohta ikkagi väga detailse info kätte. Võtsin siin hetkel ette siis selle kohustuste bloki ja siin Mastaks seltsi, et temal ei ole midagi häda, et tema on väga tubli ettevõte. Aga lihtsalt mainimiseks või näitamiseks, milline näeb välja ka selline puhas ja korralik ettevõte. Et on maksuvõlad puuduvad, eravõlad ehk siis võlausaldajate nõuded puuduvad. Käivad kvartalis 3 miljonit, makse maksab 3 miljonit. Mis puudutab nüüd neid eravõlgneusi, et need siis tulevad meie andmebaasi meie emaettevõtte Kreediksi kaudu, mis on tegelenud siis juba inkassomenetlustega 15 aastat. Ja need nõuded, mida võlgnik ei soovi ära tasuda ja ei ole nõus ka kokkulepetega, siis avaldatakse inforegistris ja siin Storybookis. Ning lisaks genereeritakse ka tulu artikkel. Aga siit edasi vaadates siis. Suurtel ettevõtetel on soovituslik krediidilimiit alati maksimum 100 000, et me ütleme, keegi ei anna 500 000 krediiti lihtsalt niisama 30 päevaks, et võta. Et seal on ikkagi teised lepingud ja käendused taga. Et seetõttu jätke meelde, maksimaalne krediidilimiit on meil alati 100 000. Aga olgu, siin vaata selliseid punaseid ettevõtteid ka. Teile veel üks nipp Storybooki osas, et kui te näete sellist punast tausta ja selliseid valgeid teatrimaske, siis see tähendab seda, et ettevõttel ongi võlausaldajate võlad üleval, et need on tasumata ja temast on genereeritud siis selline automaatartikkel nagu nutulugu. Et seetõttu tuleb siis selline taust igale poole. Et kohe indikaatoriks, sellel ettevõttel on maksmata võlausaldajate võlad. Siit välja koorubka, eks ole. Maksuvõlad on siin 300 000 ja eravõlad on siis 10 000. Sarkop enam käivet idee, makse ei maksa. 5 deklaratsiooni esitamata, 2 aruannet esitamata, 37 ametlikku teadaannet, 10 kohtuistungit ja 5 kohtulahendit. Siia keskmisesse kasti tuuakse kohe siis peamine vastutav kõneisik, jällegi juhatuse liige, kes on olnud ettevõttes kõige kauem, et anda teile siis indikaator selle kohta, et kellega peaks rääkima, kui ettevõte on jäänud võlgu. Nii, et nutula artikkel on siin, saate ise pärast vaadata ja lugeda, kui huvi pakub, et seal tuuakse välja siis juhatuse liige, kes on need võlgnevused ka põhjustanud. Soovitatud krediidilimiit on loomulikult 0, et ettevõte on omadega väga kehvas seisus ja maksetähtaeg on ka 0, et maksetähtaegasid on meil siis 3, on 7 päeva, 14 päeva ja 30 päeva. Nüüd krediidiskoori ajalugu näitab siis ära, et kuidas sellel ettevõttel on läinud näiteks viimase 5 aasta jooksul. Siit näemegi, et tegelikult ettevõttel oli kõik okei, kuni siin august 2018, kui toimus ettevõttes mingisugune sündmus, mille tõttu siis ettevõttel tekkisid üles suured võlad, millest enam lahti ei ole tänaseni saadud. Ja prognoos näitab, et paraku ei saa ka. Siis aruanded, kohustused, on näha, et aruanded esitamata, deklaratsioonid esitamata, 1 euro võlakohustuste katteks ettevõttel on vara ainult 53 senti, et ka parima tahtmise juures vist ei ravele sellest antud olukorrast see firma enam välja. Nüüd selline maksegraafiku, et see on siis ettevõtetel võimalik täita ära ankeet, mis jõuab meie võlahalduriteni, kes siis sõlmivad võlgiga maksegraafiku. Ja siin üleval oli ka see, et avalda nõuded, et samamoodi need nõuded ei lähe otse baasi avaldamisele, vaid ankeet läheb meie võlahaldurile, kes võtab teiega ühendust ja sõlmib siis vastavad lepingud ja kokkulepped. Ja siin 5 aasta graafikus on siis võimalik vaadata, et kuidas sellel Sarkopil on läinud, et me vaatasime, et enam-vähem okei oli ennem, kuni 2018 juhtus midagi. Ja siin on tegelikult väga ilus pilt näha, et kuidas see ettevõte tegelikult oli pidevalt võlgades ka, aga sellistes väiksemates summades 60 000 ja nii edasi. Kuni siis ja iga kuu alguses maksis ta ära oma selle võla. Et kuna meil konkurendid salvestavad maksehäired korra kuus, esimesel kuupäeval siis väga paljud ettevõtted ka seda teavad ja katsuvad iga kuu alguseks oma võlgnevustest siis lahti saada. Et kuna meie salvestame siis maksehäireid iga päev, siis on meil võimalik ka selliseid graafikuid koostada. Et siin on näha, et ega siit enam midagi välja ei tule. Nüüd tasumisgraafik.
et kui ettevõttel on sõlmitud siis tasumisgraafik Maksuametiga, on siin näha, millises summas ja kuna on maksegraafiku lõpukuupäev. Et saab siis välja arvutada, et kui palju siis ettevõte on suuteline ühes kuus tasuma. Ajatatud võlanõuete puhul võin kohe ära öelda, et on meie andmebaasis ettevõtted ikkagi riskantsed. Täpselt nii kaua, kuni nad selle ajatatud maksuvõla jõuavad ära siis tasuda. Mis põhjusel, miks on ajatatud maksuvõlgadega ettevõtted riskantsed, et selle kohta on meil tegelikult olemas artikkel, kus on kõik ilusasti ära põhjendatud. Et kindlasti vaadake video lõpus on seal kirjeldustes on see artikli link olemas. Nii, ja siin siis võlgade jaotus ja nii edasi, et kui oleks maksegraafikus, oleks siin ka need summad ilusasti välja toodud ja võlausaldajate nõuete puhul võtab Kredix alati endale siis ka esindaja rolli. Küll aga me näitame, mis valdkonnast on siis nii-öelda need võlgnõused meile üles antud. On näha, kas need võlanõuded on aktiivsed või aegunud. Ja näha siis ettevõtte käibed ja tasutud maksud, et on näha, et siin firmas ei toimu enam midagi. Jällegi, kõik graafikud on interaktiivsed. Nüüd, kui oleks ettevõttel täitemenetlused käimas, oleks need siin ilusasti välja toodud, siis on näha, et maksekäsku on antud ettevõtte siin hiljuti Tabrex ohutusest ja ABC Motors ja nii edasi, et need on siis maksekäsud aktiivsed, mis siis hetkel kehtivad. Kohtumäärused registris, tarbijavaidluste komisjoni otsused, siin on mul üks näide ALM Investi osas, et on siis need tarbijavaidluse komisjoni otsused siin välja toodud. Nii, ja siis kohtulahendite seoste nimepilv on suuke hästi tore vahva asi, kus siis meil andmerobot toob välja kohtulahenditest need osalejad, et hagejad, kostjad, kohtunikud, summad ja siis ka paragraafid. Et kui teid näiteks huvitab, mis on see võlaseadus paragrahv 637, siis on võimalik see lahti võtta ja see andmerobot suunab teil täpselt selle õige paragrahvi juurde, et saate lugeda, mis siin siis täpsemalt räägitakse. Ja loomulikult siis kohtuistungid, näha, kas on toimunud kohtuistungid või on toimumata, kuna nad pidid olema, kes on need osalejad seal olnud. Ja siin allpool siis ka tegelikult kohtulahendid. Ja kui te tahate nüüd seda lahendit vaadata, klikite peale ja tuleb see lahend tegelikult teile sellise PDF-ina ilusasti alla, et saate siis ta lahti teha ja täpsemalt siis tutvuda selle kohtuotsusega. Nii, ja siin allpool siis omakorda veel ka ametlikud teadaanded. Ehk et erinevad täitmisteated, maksekäsu osakonna määrused, toimetamise teated, töövaidluskomisjon ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis kohustuste raport annab teile kõik detailse info, mida teil on vaja, et uurida ettevõtte tausta. Kuidas tal on lood maksehäiretega, Maksuametiga, kas tal on võlausaldajate nõuded üleval, millised on ametlikud teadaanded, kas tal on mingisugused kohtulahendeid või tarbijavaidluse komisjoni otsuseid olnud. Et selline väga-väga põhjalik taust, et ei peaks mitte kuhugi mujale minema tausta kontrollima, kui vaid ainult siia Storybooki. Et võtke kasutage asjalikult.